sellegi poolest on see ajalooline hetk selles suhtes, et ühe niisuguse silmapaistvalt majesteetliku, aristokraatlikult kõrge kvaliteediga ja üldse sellise väga tunnustatud brändi nimega Kovri nii-öelda pärandiõigus või siis, et selle brändi edasiviimise õigus läheb nüüd üle pere nooremale liikmele ehk et siis isalt pojale. Ja selliseid hetki ajaloos on üsna vähe, ma tean vähemasti moe ajaloos, et niisugustest hetkedest on võimalik televaatajatele otse-eetris märku anda. Tere õhtust, Lauri ja Kovri. Tervistust. Selle suure ja sellise apetiitse sissejuhatuse juures loomulikult tuleb mul märkida ära see asi, et tegelikkuses tähendab see üks niisuguse brändi edasiviimise üleandmine pojale. See tähendab tegelikult võimaluse korral kahte asja, mida inimesed mõista võiksid. Ühest küljest seda, et poiss lihtsalt sündis kuldlusikas suus, mis tal nüüd viga natuke aega laieb, siis kui vanamehe vapa on otsas, siis on äriuksed kinni ja teeme muid asju. Või vastupidi, tähendab see seda, et seal on väga suur vastutus ja tegelikult kontroll jääb. Eks iga asi läheb tasapisi ikka. See, mis läheb partsuga, teinekord ei püsi, et iga asi peab tasapisi minema. Aga iga poja unistus on nii, et poeg võtab äri üle ja palju seda on, aga meil nagu on jumal andnud, et seda Kauri on täis tahtmist seda asja teha ja mis võib veel rõõmsamaks teha ühe isa? No selge on see, et mina oma õpitud eriala poolest spetsiifiliste teadmistega natukene rikkutuna tean seda sükst moe tausta rohkem. Eestis on üsna palju neid mehi, kes ei kannagi ülikonda ja seda ei saa neile ette heita. Nad ei kanna särki, nad ei kanna ülikonda, nad ei pane kunagi lipsu kaela, nad teevad jälle muid asju väga hästi. Et kui me peaksime praegu tegema sellise hästi lühikese nagu sissejuhatuse, mitte minu poolt, vaid teie endi poolt, mis bränd see Kovri tegelikult täpsemalt on? No, kõigepealt peaks küsima hoopis sellist, et kes on Kauri. Et tegelikult Kauri fundamentaalselt tähendab keegi, kes on vastupandamatu ja kellele ei saa ei öelda. Kas see mitte ei ole hea nimi brändile, Hannes? Just, ja see on juba ära võetud. Meeste brändile. Et fundamentaalselt ta seda tähendab ja on ka selline väga ilus mütoloogiline lugu selle taga, Kauri nime taga nimelt. Eks need väeloomad ja vägi tuleb tihti mütoloogiast. Me olime brändi alustamisel palju elasime Indias ja jäi see India mütoloogia meile külge. Ja Indias on suur vägev looja hävita jumal Shiva, kelle kaaslane on Kauri. Aga juhtus niimoodi, et me palju Indias olime ühe koha peal ashramis nagu ja aga ükskord me tegime väikse road tripi ja läksime Mysooris Lõuna-Indias ühte linna, kus on Chamundi mägi. Ja kui me seal mäe otsa läksime, siis me vaatasime, et Kauri tempel oli seal elegantne, majesteeklik, ilus suur ja siis see Shiva tempel oli selline väiksekene. Et selle ajal me vaatasime väga palju märke, eks me praegu vaatame samamoodi märke ja siis jäigi see asi nagu meile südame lähedaseks, see Kauri kui selline kujund. Ehk et see oli tegelikult, see oli plaan alles jõuda sellesse, kuhu ta tänaseks jõudnud on. Eks saan ma õigesti aru? No tegelikult oli see plaan panna oma pojale nimi nagu. Ja pärast seda, kui poeg oli sündinud, siis vaatasime, et see nimi sobib väga hästi ka brändile. Ja kuna poeg oli selline, juba noorest peale vaatas oma riideid ja asju, siis vaatasime, et kui hästi sai pandud see asi ja sealt see Kauri pärit on nagu. Selles suuruses ja selles mütoloogias on niisugune oma teatud elegants. See, mis käib moeäri ja sellise rõiva businesse ja selle kõige juurde. Selles kõiges on niisugust eksklusiivsus, selles kõiges on niisugust glamuuri ja kõike seda, mis on jäämäe veepealne osa. Ehk et tegelikult on selle taga ju räige töö. Must töö, konkurentide õelus, turuheitlus ja kõik see muu asi. Ehk et kuidas te olete praeguses olus nii-öelda rahul oma positsiooniga turul? Ma ütleks küll, et viimased aastad on tõesti väga õnnelikud ja hästi läinud ja inimesed on seda märkama hakanud, et kuidagi me tõmbame enda poole just selliseid mehi, kes väärtustavad seda ja tahavad kvaliteetset ja
tõesti ilusaid asju kanda ja nad tunnevad ka selle tõttu ennast kõvasti paremini. Et see, kui sa oled hästi riides, sa manipuleerid oma enesetundega. Et kui küsin ka sult, et kui sul oled nagu pidžaamades siin või siis sul on siidvillaga pooleks rätsepõliga. No nagu eks ju. Nagu praegu. Et kummas sa tunned, et sa oled oma väes? Noh, selge see, et sa tead ju vastust. No. Absoluutselt. On üks lugu, mis meil on alati külge jäänud, et mis me Ameerikas kuulsime, et kui sa lähed kuskile tähtsale kohtumisele, võta $10,000 sularahas välja, pane tasku. Aga kui sa kannad sellist siidi, Kashmiri, villasegu ülikondi, siis sul enesekindlus ja jõuline kohalolek on nii palju suurem, et raha võib-olla ei olegi vaja panna. Kuigi sinu saatesse me pani raha ka, nagu pani siidi, villa ülikonna ka. Kui suure või tõsisena näete teie tublide meeste pereisadena, laste isadena, abielumeestena, kui suurena näete teie selle taga sellist probleemi, mis tuleb nagu selle moeasja juures nagu rahuliku häälega lahti rääkida. Et mehed, kes ennast nagu natukenegi, vähekenegi paremini kui sellise pruuni dermatiin ülikonna või sellist pruunide kingade pruuni ülikonna ja siis rästikusokkidega riietavad, eks ju. Et kõik need, kes panevad natukenegi midagi rohkem, on ilmselgelt kas siis geid või nad on lihtsalt natukene edevad või millal me sellest probleemist nagu lahti saame? Sellepärast me olemegi siin, et seda meestele jagada, et sa võid olla see enda elus nii-öelda kauri, mida see tähendab. Sa võid olla see vastapandamatu, sa võid olla see oma elu kangelane ja kangelane näeb alati väga hea välja. Et miks peaks ilusa naise kõrval olema törssis kasimata mees, et võiks ju näidata ka seda. Aga see probleem on, nagu sa ütled, natuke võib-olla isegi olemas või ei ole olemas. Naljakas lugu siit samast, kui naljakas, aga siit samast Solarisest läksin kassasse, ma unustas nagu kaasavõtmise karbi ja siis üks naisterahvas, kes just maksis seal, ütles, et oi, ei ole vaja maksta, ma maksan sinu eest. Ühesõnaga tegi mulle välja, nähes seda vaarikakarva siidi ülikonda, hakkas pärast minuga itaalia keeles rääkima. Piinlik olukorra vältimiseks ma lihtsalt ütles, et grazie mille ja läks minema. Et issand jumal, naisterahvas teeb mulle välja. Kuidas see asi, mis on ühe perebisnis tegelikult, eks. Ja kuidas asi sellisel moel niimoodi paika loksub, et see perekond, kes loob ühe niisuguse kaugel ulatuvate siiretega väga maitseka niisuguse brändi, eks ju, suudab praeguses olukorras tulla toime sellega, millega kogu moetööstus nagu jõhkralt heitleb ja võitleb. Et me kuuleme siin, kuidas nagu Eesti vanad aegade tagused ja sellised võimsad mammut suurettevõtted, kergetööstuse nii-öelda kuningad ja kuningannad täna on sisuliselt otsimas lahendusi Aasia turgudelt allhangete saamiseks ja nii edasi. Teie, nagu ma aru saan, nagu sa just ütlesid mõni aeg tagasi, et te võtate õmblejaid juurde. Absoluutselt. Kui kõik tõmbavad otsi kokku, siis meie laieneme. Ja just nimelt, sest et me oleme märganud, et kliendid armastavad Eestis tehtud asju, nad fännavad seda. Ja me ise oleme oma brändi kõige suuremad fännid. Et miks mitte teha see asi siin samas kodumaal nende sama Eesti inimeste poolt? Et kas see pole mitte ilus? Võib-olla see just nagu sa alustasid, on see võib-olla see võti on selles perefirmas, pereasjas, sest tegelikult sa kutsusid meid kahekesi siia, aga tegelikult peaksid istuma kolmekesi ka Kerli, minu abigaasa, kellega algusest peale me kõrvuti selle 25 aastat tagasi selle püsti panime, et tema on sisuliselt meie sellise ideede generaator ja vagude ja nagu ma ütleks oma kogemus tippmotivaator, võib-olla mitte nõrganärvilistele, aga saatuslik naine, nagu öeldakse Prantsusmaal, femme fatale. No kui sa tahad niimoodi öelda. Ei, selles mõttes naine, kes otsustab, määrab ja ütleb, kuidas asjad käivad. Jah, et see pere asi on meil võib-olla see vundament, millele me nagu see rajaneb, et see järjepidevus, et tegelikult me võib-olla unustame ära, et see rahvuslus ja demokraatia mingi paarsada aastat on võib-olla see maksimumin olnud, et enne seda valitsesid maailma perekonnad nagu. Kui palju selles
kui palju selles pereäris jääb üldse aega nii-öelda vaadata seda, mis väljaspool toimub. Ma pean silmas nagu pere peab sellisel puhul, kui ta tegeleb moebusinesses, nii-öelda käima kõik premeervisioonid, kõik võimalikud sellised nii-öelda moeüritused, kangamessid, kõik asjad nii-öelda ju kambaga läbi, et need otsuseid koos vastu võtta. Et ei saa, kuidas te delegeerite, ma mõtlen seda, et see on jõle raske. Et lihtsam on ju töölistega või nii-öelda võõraste inimestega asju ajada. Väga keeruline on oma perega, kuidas ütled oma pojale või tütrele või naisele või ämmale või äiale, et kuule, nüüd on sinu kord on sõita ja mine tee ja ma olen koju siia peenreid rohima. Kuidas need käivad? No see põhimõtteliselt on... Räägi, kuidas sul nüüd hakkavad käima? No meie peres on selles mõttes kõik väga kuidagi hästi läinud, et meil on ühel on omad tugevused ja omad nõrkused. Et on jaotatud väga selgelt rollid, kes on milleski tugev ja me pigem suundume oma tugevustele ja jah. Kui palju selles kõigis peab olema niisugust natuke hullumeelsust, natukene sellist kreisit? No me oleme seda 25 aastat nüüd seda teinud, et nagu vaata, kui trikisaadetest teeb mingi hullu triki keegi, siis see saatejuht ütleb, ärge seda kodus järgi tehke. Et samamoodi võib-olla meie ütleks, et ärge seda kodus järgi tehke, mida meie oleme teinud. Et see ei ole kerge olnud nagu selles mõttes, et... Ma ütleks küll, et kuna ma olen kasvanud selle sees, nii-öelda, et ma olen läbi imbunud sellest kogu brändist ja et see on väga suur osa minust, võiks öeldagi, et see võib-olla olengi mina, et kõrvalt näha, kuidas inimesed tõesti kriisiolukorras, pere tuleb kokku ja isegi mis iganes koolist ära tulla ja tulla perega kokku ja teha seda asja niimoodi, et pigem nendest rasketest aegadest kokku hoides. Et see on see hetk, kus just peaks arutama, kokku hoidma ja leidma lahendusi. Ja rasketel aegadel me palju sõitsime mööda maailma ringi nagu. Ühel hetkel, kui meil olid kõik need suured firmad ja suured majad ja autojuhid ja nad ei käinud vist 11-aastaselt, 12-aastaselt sõitsid esimest korda bussiga. Oi, kas me saame bussiga sõita? Aga ühel hetkel meil sai sellest kogu sellest suurusest ja sellest kõigest, sest sai nagu nii kopp ette, et me läksime ja sõitsime mööda lihtsalt 3-4 aastat mööda maailma koos lastega nagu. Et ja tantsime, laulame koos lastega ja nagu selles mõttes, et see nagu võttis meil selle tööpinge maha ja see nagu aitab selles mõttes, kui sa ütled, et kuidas me neid otsuseid teeme nagu. Et see nagu aitab tasakaalustada, sest see äris niikuinii tekivad nagu tulised asjad ja siis see on meid aidanud nagu see tasakaal just nagu. Kui palju on sellele küsimusele ei pea vastama, aga ma oleksin selle ausa vastusele väga õnnelik. Kui palju on käidud, ma arvan, et ükskõik, ma küsin teie mõlemi käest, et kui palju on teie ukse taga nii-öelda käidud aegadel, kui on olnud, nagu sa nimetasid, rasked või keerulisemad ajad või mida iganes. Ma siis ei saa aru, kas nad on majanduslikult rasked või mingis ärilises mõttes rasked. Et kui palju teil käib ukse taga nii-öelda ettepaneku tegijad, kes ütlevad, kuule, ma ostan su brändi ära, et ütle mulle number ja ela käed taskus rahulikult edasi? Null. Põhimõtteliselt pole käinud keegi, sest ega tänapäeva Eestis ju need rõivabrändid pole ju nii väga atraktiivsed. Edukad mehed on need T-särkides Transferwise'i mehed ju tänapäeval, et rõivaäri kui selline pole ju hetkel... No Nikolo tegi ikka suhteliselt hea nii-öelda edasi-tagasi liigutuse selles mõttes, et võttis korvi ja pani tagasi, kui see oli täis pandud, siis pani uuesti tagasi. Ma austan Ivot väga, ta on nagu väga tõeliselt hea moekunstnik ja tõeliselt edukas ka brändimees. Et ma sellest küsingi, et miks veel ei ole te võtnud vastu, aga kui selgub, et ühtegi ettepanekut ei olegi tehtud, on 2 varianti, siis selles suhtes, et kardetakse seda, mida ma ausalt alguses kartsin ka ise. Ehk et see tundus olema midagi nii kallist. Et kui ma vaatan seda brändi, et siis on seal kingad, sokid, siidisallid, kõik see kogu maailm, kogu rõiva brändi maailm.
ma arvan, et see vastus on see, et see on silmselgelt näha, et see bränd on läbi põlvkondade, nüüdseks juba võiks öelda, et 3 põlvkonda, et ta on nii selle perega seotud, et ei juleta tulla, et see bränd, see pere, mis selle brändi taga on, ma arvan, et ainus vastus siin on see, et see käib selle perega koos. Üks niisugustest selles äris, selles moebusinesses liikuvast sellisest, kuidas ma ütlen, sellisest heast toonist on niisugune konkurentide suhtes niisugune avalik ja selline muigutav heakskiit, aga tegelikult nii-öelda see kvaliteedi, see niisugune voodrit ja tagurpidi keeramine ja varruka mansettidele luubiga vaata. Kui palju teie olete nii-öelda friigid, kui palju te käite nii-öelda, ma ei tea, ala Stockmannis või Tallinna Kaubamajas ja lihtsalt käite ja vaatate konkurentide ülikondi ja teete omavahel, No meie käime, tegelikult ei käi. Kus me käime on Savile Row, Londoni kesklinnad, Bond Street, kus on maailma klassibrändid. Et me oleme alati juhindunud sellest, et ära fokusseeri võitjale, vaid fokusseeri võitmisele. Et me ei fokusseeri, et võrrelda ennast kellegagi. Me pigem fokusseerime sellele, et kuidas teha ise unikaalset asja. Ja kui sa näed, et inimene käib, sa saad aru, et ta kannab kaurit. Millesse see konks on nii-öelda peidetud? Ma saan aru, loomulikult ma tean tegelikult seda vastust, aga võib-olla ma tean vale vastust. Ehk et selle kauri märgi juures on kirjutatud kauri, London ja siis on seal see Bengali tiiger või siis see lõvi, eks. Et miks seal London, miks seal ei ole Tallinn või Rapla või Kehra või Jõhvi või kõik ajavad, et seda mingit nii-öelda Eesti asja. Teil on seal pagan võttes London. Ja meil on seal lõvi ka. Just. No sa ei küsi, miks seal lõvi on? No miks on lõvi, miks on London? Miks sa tahad, et me Küülik oleks sinna pand või? No Küülik on Playboy. Ei saa seda võtta. Küülik on võetud just. Muidugi me panime sinna tiigri. Tiigri on kõige elegantsem kiskja. Ainukene, kes ujub. Saime ka targemaks täna. Tark mees taskus. Aga see elegantsus ja see kohaloleku jõulisus ja selline enesekindlus, mis tiigri kujundist nagu õhkub, see õhkub ka meie ülikondadest. Selles me oleme absoluutselt kindlad, kui sa ise paned selga Kashmiri ülikonna. Me esimest korda pani ka Kashmiri pintsaku selga, me tundis ennast nagu tiiger. Tõsiselt. Aga London, ma ikkagi jään selle juurde, et ütleme nii, et EAS-id ja kõik sellised ettevõtted ju ilmselgelt tahaks teile väga nagu abi pakkuma tulla võib-olla ehk mingil hetkel, aga siis nad nõuavad kindlasti, et ta vahetaks Londoni näiteks Türi vastu ära. No see lähemalt räägib kogu seda asja, kus see alguse sai. Me oleme päris palju ja meil kõige suurem turg on Inglismaa ja selles mõttes, et me oleme nagu Londonis nagu selle firma püsti pannud, nagu sealt see London nagu tuli, et me oleme siiamaani Inglismaaga väga seotud ja meil on nagu Kauri rääkis, Savile Row ja Inglismaa brändid on meie nagu teenäitajad, et sealt see London pärit on nagu. Mis see vana hea London sinu jaoks tähendab? Ma vaatan neid pilte, siis ma ütleksin, et see on nagu vana hea London, aga ma näen, et siin pildil on tegelikult ju noor mees. Aga selle noore mehe sellises olekus ja selles on just vana head Londonit. Täitsa siiralt, see paistab nagu väga kaugele välja. Et mida see sinu jaoks tähendab? Vana hea London. No London ja härrasmehelikkus on alati kuidagi käinud käsikäes. Ja ma ütlen just see London, nii-öelda Inglismaa on ainuke, kellel on väga tugevalt on ka selline kuninglikkus säilinud, et seal on kuninganna. Et selline, ma ütleks just selline hea käitumismaneer, härrasmehelikkus. Nii-öelda just see riietusstiil on ju sealt on see tulnud. Inglased mõtlesid ülikonna välja. Et ma arvan seda ta tähendab. Londoniga on meil seotud ka see, et Londonis sai see firma alguses. Me saime kokku Indias ühe Leedu ärimehega, kellel tuli välja, oli suur äri Moskvas ja nemad tulid meile Londonisse külla, nahktagides kutid, nagu nad olid. Tegelikult see ärimees oli invaliid, kõik tassisid need nahktagides kutid teda ja siis nad kukkusid see särka ostma nagu.
Ja siis me küsisime, et no mis te siit särke ostatakse Moskvas? Ei ole särke, absoluutselt ei ole. Siis me olime nagu pakatamas jõudu ja klikk käis, et ahaa. Ja siis me läksime Tiina Tiituse juurde, see oli ammu. Ja siis lasime tal teha 10 särki ja läksime presenteerima oma ideed, et me teeme teile särke nagu. Ja saime ka nad oma kompanjonideks ja niimoodi see alguse sai, et London on selle suhtes nagu... Tegelikult väike selline tähtis aspekt seal oli see, et Lauri oli riides nagu inglise härrasmees ja need nahktagid ja see vene mehed tõesti olid, kuidas sa niimoodi riides käid, et ma tahan ka. Kuidas sina seda kõike tead? No, tean. Ma olen Kuidas sa tead? kasvanud üles nende lugudega. Ja. Sa tead nagu sellest loost, nagu mütoloogia tekib. Mütoloogia, jah. Keegi kunagi nägi, räägiti, kuna tekkis nagu terve mütoloogia sellest. Selles härrasmehelikkuses on väga palju sellist, mida mitte härrasmehelikud peavad nagu kas maneerlikuks või selliseks edevuseks või millekski muuks. Et tegelikult härrasmehelikkus on midagi väga sügavat, et see on tegelikult oskus valitseda ja talitseda midagi palju enamat kui see, mis välja paistab. Ehk et tegelikult teie need Indias käigud ja need teie lood, mis te olete rääkinud nendest pereasjadest. Ma näen siin ülikonnaga surfamas ja perega kusagil ringtantsusid tantsimas ja kõik see. Et selle taga on ilmselgelt mingisugune selline koht, kus mul on põhjust küsida, et kui ma näen teie perepiltidel budamunkasid ja templeid ja kõiki muid asju, et kes te siis nagu päriselt olete, kus te tegelikult tulete? No, kas me pooleldi olemegi seal maailmas nagu selles mõttes, et need paalad ja selles mõttes, et jah, äri on meil nagu pool elu. Teine elu on, nagu sa näed seal, kuskil käime teada naiste juures ja enesearenduskurude juures ja... No, mis meie proovimegi väga tugevalt teha, on just see, et see materiaalsus ja spirituaalsus oleks tasakaalus. Sest mis on läänemaailmas, on see, et materiaalsus on põhjas, spirituaalsus on täitsa nullis. Või täiesti, kui vaadata niimoodi laias laastus olematu ja inimesed on õnnetud, istuvad seal oma suure maasturi roolis, maja, kõik ja nad lihtsalt on katkised. Kauri räägib seda nagu lugu, aga mina räägin seda kui oma kogemus. Meil on endal füüsiline, reaalne elu kogemus sellest, et niimoodi see on. Et me samade maasturite roolis olime väga õnnetu ja siis nagu me läksime, keerasime nagu abikaasa Kerli ütleb vasakule nagu keerasime. Ja paar aastat meid polnud üldse peaaegu Eestis ja vist ei kandnud isegi ülikonda, olime enam-vähem nagu shortsides ja kuskil seal budamunkade juures nagu. Olete te nõus, et praegu on sellest sama spirituaalsest saanud suur mood? Ehk et see on täna ikkagi igasugusest galantsusest ja härrasmehelikkusest seotud nagu selgelt väga palju ülespoole. Ehk et kõigil inimestel on kuidagi jõudmas kohale mingi selline mõnes mõttes mõistlik tunnetus. Et see maailm sellisena, nagu me teda oleme ette kujutanud või tagasi mõeldes, arvame sellise tööstusrevolutsiooni järgselt, mis nagu aset on leidnud. Et siis selle planeedi päästmise kätte jõudnud hetked on nagu justkui sellised, et spirituaalsus võiks siin midagi aidata päästa. Olete te sellega nõus? No läänemaailmas, me ise oleme kogenud, puudub selline eesmärk üldse nagu. Indias on eesmärk inimesel olemas. Mukti või moksha on tema eesmärk, mis iganes ta maailmas teeb. Ükski ärimees või kuningas või ei ole kunagi nagu kangelane seal. Kangelane on see pühak või müstik või kuru. Et läänemaailmas see puudub ja siis lähebki see läänemaailm kemikaale ostma igasuguseid asju, et kuidas oma nagu enesetunnet parandada, sest ta ei ole ju hea see enesetunne, kui sa lihtsalt tahad rohkem ja rohkem ja rohkem. Kus on see piir, kui palju on palju nagu? Kui palju on materiaalset hüve, naudinguid, kõike nagu. Polegi eesmärki läänemaailmal nagu, sellepärast me oleme nagu ida poole hoiame pooleldi, et seal on mingisugune... No seal idas, kui sa lähed ükskõik kuhu, kõik algab sellest, mis on sinu sees. Et kõik see väline on lihtsalt peegeldus sellest, et sa võid ju
ükski materiaalne asi või kogemus ei täida seda auku, mis on sinu sees, mida sa otsid tegelikult on sinu lihtsalt olla õnnelik, tunda elust rõõmu, tunda, et sa tõesti elad intensiivselt, et see elu oli elamist väärt. Et kui sa seal viimastel näiteks eluminutitel, millele sa mõtled, kas sa mõtled nendele autodele, asjadele või sa mõtled nendele, et mida sa siia tulid tegema või mis kogemus see oli? Ja riietusega on see seotud nii palju, et me oleme Indias näinud või mis igas Aasias, pannakse kõige paremad riided selga nagu igapäevaselt, kui minnakse Guru Darshanile või kuskile. Et sa küsid, et kus ilusaid riideid kanda Eestis, et me kanname neid iga päev, sest iga päev on ju kingitus nagu, et miks me peaks nagu panema seda mingiks puhuks selga, et see on meile filosoofia, miks me kanname ilusaid riideid iga päev. Et tähistame, pühitsema seda elu ja elu võib olla elusam, elu võib elada nagu suurelt, inglise keeles on in a grand way. Kui selles äris mõelda nii-öelda peredele, kes on seda maailma moeajaloos teinud ja olnud, siis nendes peredes on olnud kuidagi nagu keeruline hetk alati nii-öelda tarbija jaoks justkui. See, et ühel hetkel, kui võtab, ma ei tea, poeg võtab isalt üle või pojapoeg vanaisalt, et siis nii-öelda selles brändis midagi sellist muutub. Et ütleme, kui kogu aeg on tehtud 40+ meestele asju, et siis ühtäkki tuleb noor, ütleme, et te vahetate omavahel nii-öelda positsioonid äris ära, minusugusel 58 pintsak, 56 püksid tekib hirm, et äkki nüüd on selline noor disainer, ilmselgelt mingi C48, eks? Ja siis hakkavad nüüd tulema kõik sellised nii-öelda peenikeste keppmeeste riided, mida mul ei ole isegi võimalik selga panna, sest need ilmselt ei lähe mulle selga. Ma näen nende kandeks nagu naljakas välja, eks ju. Et kui suur on see hirm ja oht näiteks täna Kauri brändi fännidel, kes kardavad seda, et kui sa selle nüüd üle võtad, et siis tulevad sellised väga slimmid asjad ja sellised kõhuga vennad enam ei saa midagi selga panna. Hannes, ma 16-aastaselt tulin koolist ära, ma olen 10 aastat tegelikult teinud ja olnud selles kaasas ja ei ole ju niimoodi asjad. Et see nüüd ofitsiaalselt niimoodi praegu, et ma olen olnud selle kõrval kogu selle aja ja ka sinagi saad Kauri riietes. Mahud ilusti ära. Rätsep on nagu arst, nagu doktor, kes paneb vaatamata sinu kehakujule sind ideaalselt riidesse. See ongi rätsepa funktsioon nagu Oswald Boteng, üks inglise nagu suuri rätsepa nimesid ütleb, et minul on kõige suurem anne tekitada slim keha illusiooni. Mis tahes figuuril mehel, et see on minu anne, sellepärast ma küsin 20 000 oma rätsepa ülikonna eest. Et ära sa muretse, rätsep teeb kõik, mis sinule su figuuri raviks on vaja. Aitäh. Kui palju selles teie meelest on täna moefännide või moetarbijate oskust üldse hinnata seda, mida sa teed? Nagu päriselt. Ehk et üks asi on see, et ilmselgelt nagu sa nimetad selliseid suuri nimesid, suuri rätsepaid Londoni parimatest tailor-made töökodadest, kes teevad midagi, mida ilmselgelt saab kanda Putin ja saavad kanda suured riigipead. Nad kannavad seda sellepärast lihtsalt, et nad ei saa käia odavama ülikonnaga kui 40-50 000 eurot, eks. Aga kui palju nende hulgas on päriselt nii-öelda suurmehi, kes mõistavad seda, et assab poiss, et selline vooder ja võt seal on see piste ja see et palju selles tõusikmatsluses on nii-öelda asjatundlikkust ja päris oskust hinnata seda, mida te teete? No ma räägiks seda võib-olla natuke lahtisemalt niimoodi, et mõni aeg tagasi oli ülikond, oli töövorm. Mehed pidid kandma ülikonda ja siis tuli hippiajastu, screw the man, ja tambiti selle peal. Ja nüüd, mida aina enam on näha ka klientide ja just noorte meeste seas, et nad ei kanna ülikonda või sellist ilusat riietust selleks, et nad peavad, vaid sellepärast, et nad tahavad. Ja kui sul on seal tahe, siis sa uurid ja puurid. Kliendid tulevad minu juurde, mina vahepeal õpin klientidelt, mida nemad mulle räägivad. Et ma vaatasin kuskilt videost, et seal rääkis, et seal peab olema niimoodi, et
et see YouTube ja kogu selle interneti ajastuga on, kogu info on saadaval. Ja aina enam tuleb kliente, kes teavad, mis vahe on kullal ja kassikullal nii-öelda ka kangaste asjade. Et siin vaatajad natukene aidata, siis ma saan öelda seda, et üheks niisuguseks märgiks hindamaks oma vestluskaaslase, kas tal on kvaliteetne särk või mitte. See on alati see, et üldjuhul asjatundmatud vaatavad, et okei, selline klotser, niisugune kell, järelikult sellel vennal pappi on. Samal ajal on see, et jääb tähelepanuta täiesti see, et võib-olla kõrval istub teine mees, kellel ei olegi kella käe peal, aga kelle särgi varruka manseti 1 sentimeetri õmbluse sisse mahub 9 või 12 pistet. Ja, no see... 12 vist ei mahu. No 12 on palju, ma utreerisin. Ma tahtsin küsida, disainer Võrno 12 pistet. See on puuvilla kvaliteedi kontroll. Et põhimõtteliselt meil on ju, me oleme, meie äri on tegelikult ju Style House, mis on rätsepa salong, kus tehakse vanalinnas. Rätsepat teevad teisel korrusel, elegantne salong on esimesel korrusel. Ja me oleme teadlikult fokusseerinud ennast sellele, et me nii-öelda plastikut on maailmas niigi palju, et meie ülikonnad Covri Grand on nüüd uus label, mis esimene kollektsioon meil tuleb. Seal ei ole kasutatud mitte ühtegi sünteetilist materjali, mis on nagu, tegelikult on see plastikpudel, mis sellest tehakse nagu. Kõik viskoosvoodrid on sees, hobusejõhvid on siin tugevduseks, kõik kangad on peenvillasest, mis veel, lööbid on varukatel lahti tehtavad, nagu rätsepöölikonnal peaks olema. Kuidas te selles mõttes leiate omale laienedes, nagu sa ütlesid, nii-öelda neid inimesi, kes kannavad välja selle teie brändi strateegilise sisu ja kes sobivad teie nii-öelda kollektiivi, teie punti? Kuidas me leiame nad? Nad tihti tulevad ise ja astuvad uksest sisse. Nagu sinagi. Sa mõtled kliente või tegijaid? Tegijaid ja kliente ka. Tegijaid on väga raske leida, sest rätsep on nagu välja surev dinosaurus Eesti ühiskonnas, et meie rätsep on peaaegu 67-aastane härrasmees, et otsime tikku tulega järeltulijad, et pole väga leida Eestist, et arvestades asjaolu, et praegu kõik enamik laseb Indias või Hiinas lastele õmmelda asju, teie teete Eestis, et siis on ilmselgelt nagu asjakohane küsida, mida televaataja praegu küsib, et palju siis ühele rätsepale, heale rätsepale, kes on suuteline tegema ülerõivast meestele, palju teile makstakse? Palju ta palka saab? Jah. Aha, no ikka üle Eesti keskmise ta saab palka. Et selles mõttes ta võib tulla julgelt koputama, et ta teeb oma proovitöö, ta näitab, mida ta teinud on ja ta veenab sind selles, et ta on suuteline kellast kellani, kvaliteedist kvaliteedini, tähtajast tähtajani asju korrektselt tegema ja see võiks olla teie partner. Absoluutselt. Ahah, väga hea. See on nii, kui ütled kohe siin maha ja nüüd... Sa jäid kuulama, Lauri, et mis vastus sealt tuleb? Sa jomma küll, jah. Et ikka, nagu sa mainisid, et ju Eestis sulgetakse tootmisi, meie nagu tasapisi laiename, kuigi me oleme selline väike ja väga sitke ja selline arenev väike üksus, et me väga loodame, et need inimesed, kes nüüd tööta jäävad või siin Eestis need meistrid, et leiavad meie ukse nagu. Meie hea meelega võtame neid meistrid, kes tõeliselt nagu oma ala valdavad selles alale. Me otsime fanaatikuid, kes ajavad pilli pooleks iga detailideni. Iga detailini. Väga hea kool on meid. Väga hea kool. Kas me ei teinud head valikut? nagu Cicero Nokast. Kallid sõbrad, ma südamest tänan, meie 33 minutit saateaeg on märkamatult käest libisenud nagu hea siid või siis kašmiir. Ma väga tänan teid. Ma olen selle au eest tänulik, et ma sain niisuguse ajaloolise hetke ja ajalooliselt tähtsate meeste vestlust siin juhtida. Aitäh teile. Ma soovin teie ettevõttele kõvasti auru ja ettevõtmisele õnne ja teie perele tervist ja kõike paremat. Suured tänud. Aitäh sulle, Hannes. Kui ma tahaksin minna stiilselt seenele, siis mida te soovitaksite
ühele seenelisele, kes peaks olema stiilne? No, sina enne või? No tegelikult meil on asi niimoodi, et kui me maal oleme, siis me ikka paneme maariided, et iga seenele käigule mine nende samade seente riietega saad väga stiilipuhas siis, kui sa teed seda. Ei ole vaja üle mõelda, et vastavalt olukorrale, vastavalt kohas, kus sa oled, võid sa panna väga lihtsalt ennast riidesse. Ja seal juures ka seenel käigul. No seenel käid ikka ülikonnaga ja paned lihtsalt Stretch ülikond. Seenenuga käib väikse ketiga. tuleb meie juurde rätsepat juurde tellima tulla, seene ülikonnad, meil on need kõik olemas, nii et Hannes, ära pelga midagi, me võime kuulame su kõik isiklikumaid muresid. Aitäh, kallid sõbrad. Suur tänu. Vot nii, sõbrad, tahate stiilselt seenele minna, astuge sisse. Kõik mured kuulatakse ära.